Ja siis HELCOM Läänemere tegevuskavast tulenevad uued nõuded. Siin on nad ilusti kirjas kõik. Ja võib-olla see siin rida on oluline, kõige olulisem. Täna jõuab Läänemere umbes 75% lämmastikust, 95% fosfori koormusest läbi jõgede või otsese reostuse tulemusena, mis põhjustab Läänemere eutrofeerimist. Ja viimasel nõupidamisel seal võeti ikka väga karmid otsused vastu, mis väljenduvad. Siin nõuete täitmise tähtajad üle 200 000 inimekvivalendi 2010 fosfori ärastuse osas 1 milligramm liitris 2013. aastaks. Ja kohe näitan tabelit ka, mille kohta käivad need näitajad. Siis siin on ka 300–2000 inimekvivalenti on antud siis natuke hingetõmbeaega 2018 on siin kirjas. Ja vaatame siis tabeli ka ära, millised need nõuded on. Praegu Eestis kehtivad nõuded ja HELCOM nõuded. Siis nagu näete, PHT osas 15 mg liitris jääb samaks, aga puhastusaste läheb natuke lõdvemaks 80% peale. Fosfori osas 1,0 mg liitris praegu läheb 0,5 peale. Nii et küll äkki karmiks. Ja nii edasi. Siin on siis grupiti välja toodud 10 000 kuni 100 000 ja siis 2000 kuni 10 000 ja 300 kuni 200 inimekvivalenti. Ja siis need väikeste jaoks on eraldi soovitused. Võib-olla see teid huvitab kõige rohkem. Nii praegu Eestis kehtivad nõuded kuni 300 inimekvivalenti, PHT 15, fosfor 1,5, lämmastikku ei reguleerita. Ja kui siit nüüd näitada HELCOMi poolt milligrammi liitris ei ole välja kertunud nõudeid, vaid on protsentuaalne lähenemine. Ja juures on lämmastik 30, mida siin ennem ei ole olnud. Ja siis on toodud ka alternatiivid, 2 erinevat alternatiivi on veel, nii et nende vahel siis, vabandus, 3. alternatiiv ka siin. Nende vahel siis saab valida. Nii. Kokkuvõttes muutub rangemaks fosfori ärastamine, kuna fosfor on keemiliselt ärastatav, on võimalik tagada suurem fosfori ärastusprotsent, lisades puhastisse suurema koguse kemikaale. Kuna fosfori ärastus on puhastil juba olemas. 300–2000 inimesed puhastitel, kus täna fosfori ärastus puudub, tuleb teha täiendav investeering kemikaali doseerimisseadmete soetamiseks. Suures osas see suurusega puhastitel on täna fosfori ärastus siiski ka olemas. Mida see tähendab nüüd, kui me lisame selle fosfori ärastuse väikepuhastitel praktiliselt kõigile, siis nagu te teate, suur osa puhastite pargist, Eestis eriti sotsialismi ajal veel ehitatud puhastit, MRP, PRP, oksüüdid ja biood ja siis need on kestvusõhustusega puhastusseadmed. See tähendab sealt setet võetakse praegu tavaolukorras aastas korra või 2 ainult välja. Aga nüüd tuleb seda hakata regulaarselt siis välja võtma puhastusprotsessist. Ja see siis eeldab ka puhastusseadmete ümber häälestamist ja nii edasi. Terve suur ring küsimusi tuleb, mis tuleb lahendada. Nii. Üks osa on veel siis rääkida reoveepuhastite projekteerimisel ja ekspluatatsioonis üles kerkinud probleemid ja võimalikud lahendused. See on siis mu oma kogemuste baasil ühesõnaga kirja pandud ja siin on ta nüüd siis punkthaaval toodud ja vaatame siis, mis on siis jäänud nagu silma. Reopuhastite projekteerimisel ja maksumuse hindamisel on reovee kontsentratsiooni, vooluga ja reostuskoormuse lähteandmed olulise tähtsusega järgmistel põhjustel. See on ääretult olulise tähtsusega. Mida väiksem reoveepuhastis, seda raskemates tingimustes töötab ja seda täpsemini peab teadma reoveepuhastisse juhitava reovee kontsentratsiooni, vooluhulka, reostuskoormust ning nende kõikumist, ebaühtlust ajas. Eriti rasketes tingimustes kipuvad olema need väikepuhastid, kus siis on ka reovee kogumisalal tootmisettevõte.
kes produtseerib erineva ainesisaldusega reovett. Nii et see pool tuleb siis väga tõsiselt omale selgeks teha ja kui te peaksite projekteerima neid väikepuhasteid kuni 2000 inimekvivalenti. Samas 2000 inimekvivalenti Eestis ei olegi enam väikene, eks ju, meil on linnad, kus on elanikke vähem kui 2000 inimekvivalenti. Nii, suur vooluhulga kõikumine hüdrauliline ülekoormus võib juhtuda aktiivmuda puhastet bakterimassi suublasse või järelpuhastisse ja puhastuse efektiivsuse langus on suur vooluhulka tuleb ühtlustada ja üheks võimaluseks on ka reopuhasti maksimaalse jõudlust ületava vooluhulga juhtimine peale mehaanilist puhastust ülevoolu abil järelpuhastisse. See on biotiikide puhul, kui on olemas puhastusseadme kompleksis täiesti teostatav luu ja primaarse tähtsusega on ikkagi põhipuhasti puhastusprotsess ja siis tuleb sekundaarse tähtsusega see, et see tilkvett sealt mööda juhitakse. Nii et see on õige lähenemine ja seda peab rakendama. Suure reostuskoormuse kõikumise ja lööpkoormustega kaasneb reovee puhaste efektiivsuse langus. Lahenduses on jälle vooluhulkade ja reostuskoormuste ühtlustamine. Mida väiksem on reoveepuhasti, seda suurem on selle jõudlus kuupmeetri maksumus ja seda suurem võib olla majanduslik kahju reoveepuhasti üle- või aladimensioneerimisel. Oluliseks on nende küsimuste lahendamise juures kujunenud projekteerija kogemus ja reaalantase. Tõesti, see on niiviisi. Selleks, et saada vastuvõetav lahendus reoveepuhasti projekteerimisel, peab väga hästi teadma kogu asula kanalisatsioonisüsteemi tehnilist seisukorda, vee tarbimise traditsioone asulas, tootmisettevõtete olemasolu asulas ning nende poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee vooluhulka reostuskoormust ning nende ebaühtlust. Väga oluline on, et asulas rekonstrueeritakse esmalt kanalisatsioonitorustikud, viiakse miinimumi in- ja eksfiltratsioon, kanalisatsioonist lahutatakse sademevee kanalisatsioon ja drenaaž. Seejärel või ka samal ajal teostatakse torustiku uus ehitus ning alles siis mõõdetakse reovee vooluhulgat ja reostuskoormust ning projekteeritakse reoveepuhasti. Unustada ei tohi põhjavee puhastamisest, filtrite läbipesuvee ning mudakäitlusest, muda tahendamisest ja komposteerimisest väljakult reoveepuhasti juhitavat vooluhulka ja reostuskoormuse lisandumist. See sageli unustatakse projekteerijate poolt ära ja on mudatahendusväljakud, on komposteerimisalad, aga sealt tuleb kogu see sademevesi juhtida protsessi ja ära puhastada. Nii et see on seadusandlusega kohe nõutud. Ja joogivee puhastusseadmed väga palju paigaldatakse fluoriididest lahti saamiseks pöördosmoosseadmeid, nagu te olete kuulnud ja teate. Ja pöördosmoosseadmetest tuleb küllaltki arvestatav vooluhulk puhast vett, mis juhitakse ühiskanalisatsiooni tavaliselt. Nii et ka sellele tuleb tähelepanu pöörata. Tootmisettevõtted peavad olema kohtpuhastusseadmed eri juhtudel ka koos vooluhulga mõõtmise ja proovivõtu sõlmega. Eriti suuremad, ka paljud on omale välja ehitatud Balbino näiteks Tallinnas ja Saku õlletehas ja nendel on kõigil need asjad olemas. Nad on küllaltki kallid, aga nad on vajalikud. Kui kanalisatsioonisüsteemide remontimiseks ehitamiseks ei ole piisavalt raha või raha on ainult reoveepuhasti tarbeks, tuleb mõõta igal juhul reovee vooluhulka ja reostuskoormustiku vajaduse korral projekteerida reoveepuhastile vooluhulka ja reostuskoormuse ühtlusti või mõõdava puhastusprotsessi käest ära lasta ei tohi, sest see taastub 2–4 nädala jooksul ja sellel ajal voolab suublasse osaliselt puhastatud reovesi. Jah, see on nii. Ei tohi unustada, et looduslähedased puhastussüsteemid peab projekteerima Eestis lähtuvalt talvetingimustest ja nende eluiga on circa 15 aastat, mis on 2 korda väiksem kui reovee väikepuhastitel. Kui te võtate ka seadusandliku akti kätte, siis näete seal väikepuhastitel on elutsükliks 30 aastat, suurtel puhastitel 50 aastat ja looduslähedased süsteemidel 15 aastat. Nii et muidugi me räägime põhikonstruktsioonidest, mitte elektroonikast ja elektrisüsteemidest. Eestis võib valmreovee kontsentratsioon küündida kuni 800 mg pH 7 liitris ja kasutada tuleb sageli isegi 3-astmelist reovee puhastamise tehnoloogilist skeemi. Mehaanilise puhastuse järgneb bioloogilise ja biokeemilise puhastuse astmed ja neile veel järelpuhastuse astmed.